Vaatame, kes mulle nii vara hommikul külla tuleb. Oh, look what the cat dragged in. Tšau. Ma mõtlesin, ma jätan hea mulle endast, et nii vara hommikul võtab vastu külalisega, siis on see prügikott seal taustal, mis ei jäta. Su naabri oli väljas. Meil on, me kõik teeme seda. Me lihtsalt tõstame oma prügikotid koridori. Ja see on suht geniaalne, aga siis mõnikord haiseb. Ja mis teed siis täna hommikul oma õele nii varasel tunnil külla toob? Ma lihtsalt igatsesin teda. Iga vanem õe unistas. Iga vanem õe unistas on see, et sulle helistab hommikul su väike õde, kes ütleb, et kas sinu juures hommikusööki saab ja sa oled nagu selleks... Ma arvasin, et ma olen tüütu. Ei, selleks ma olen sündinud siia ilma. Ära sa valesti aru, ma ei hakka sulle kindlasti seda hommikusööki tegema. Oota. See jääb sulle. Aga I'll provide you toorainaga. Jälle sa näed juba parem välja. Kas sa oled Meghan Markle'i show'd näinud või? Ei, aga mis asi see on? Hamleid. Ja mis Meghan Markle asjasse puutub? Kas ta teeb selle? Ta teeb niimoodi või? Mis see ei jäänud peale, see film jäi, see oli nii lai, et see jäi peale. Ma teen uuesti. Nii, tee uuesti. Oot, pane kinni. Pane kinni, täpab. Ma olen 4 tundi täna sul maganud, nii et I could not put my... Alati hea algus tööpäevale. Sa päriselt 4 tundi maganud? Jaa, ma lihtsalt mul ei tulnud, mul oli unetus. Arvestades, kui ebatraditsiooniline töökoht sul on sul väga traditsiooniline arvutikott. See lausa ei lähe su identiteediga kokku, et kust siis selline valik? No see valik on tegelikult see, et ma kunagi sain selle oma esimese arvutiga ja ma ei olegi ostnud uut. Siin on mingid paberid, siin on räiged paberid. Oh my god, it's giving you koolikott, sest koolikoti põhjas olid ka alati mingid töölehed. Ma ei tea, miks mul on need asjad siin, ma ütlen väga ausalt. Mul pole õrna aimugi nii. Tee reha. Miks ka ära? See suggestion, nii casual. Tee reha. Tee üks reha. Tee üks reha. Anna, always committing to the bit. Vastupidiselt laialt levinud arvamusele nõuab ka sisulooja töö teinekord ajude ragistamist, mida me sellel ilusal reedesel päeval 3 koos otsustasimegi teha. Kui te nüüd väga lähedalt vaatate, siis te näete, et selle koosoleku ajal tuli lõpuks minu kõrvades suitsu, mis on muidugi ainult loomulik reaktsioon 3-tunnisele arutelule, mille lõpuks saime me selgeks suht mitte midagi. Kus sul valutab? Oota, nii. Mul valutab vist siit kuskil, siit. Oha, ai! Mõtta siit või? Jaa, vist sealt, jah. Ai. Oota, ei saa öelda. Ai! Oh my god, jah, ai. Oh my god. See on nii valus kõik. Sul on see mingi muna siin. On muna või? Siit vist. Kuidas te pöörate meie perekonna nime Ranna välja tee? Ainult jotiga või? Jaa. Millega siis veel? Selgituseks eelnevale klipile, siis ma käisin eile Pilateses, siis me tegime seal nende köitega seda harjutust ja siis öösel ma magan kõhuli pea ühel pool ja nüüd mul on mingi gigantne muna selja peal. Ja vaata, ma võiksin oma massaaži asjaga seda ise teha, aga there's something about see, kui keegi nagu teine inimene mudib ja on mingi, sul on siin ikka nii pinges ja sa saad olla mingi, tunned, jah. See on something about it. Something about it. Palju veel massaaži maksab teie juures? Oota, Mariaga võib. Mul on veel vaja massaaži. Vaata ennast, Maria, ma ei postitada. Ma saadan sulle fototambi jaoks sul. Mul lihtsalt see on nii valus, see õlg on nii valus. Palun, anna, palun, tee veel massaaži. Palun, anna, palun. No nii, töö on tänaseks tehtud, otsustasime meie. Kellel on, kellel mitte. Mina ja Anna otsustasime see nädalavahetus, et me teeme midagi väga nostalgilist ja me teeme täiskasvanute sleepoveri. Mis tähendab, et täna me lähme välja. Ei, lihtsalt mina ütlen, et ma lähen välja, see nagu... Nii palju vastuolusid. Ja tead, mis mina mõtlesin, et ma pole ammu teinud, on nagu need tehtud peolokid. Mul on siin spetsialist, kriminalist säde, isiklikult, kes ütles, et oskab neid väga hästi teha ja mina ei oska üldse. Nii et suurepärane ju. Käsi peseb kätt. Ainult
mina sinu kätte ei pese muidugi. Ma tunnen ennast nagu 7. klassis, ütleme pigem siuke 9. klass. It's giving klassiõhtu vibe, et nagu keegi teine teeb sulle soengut, siis kõik teeme meigi, arvame, et me näeme üli püssid välja, tegelikult on veits klouni vibe, aga pole hullu, keegi ei ütle ka. Täna toimub suhtepaaris mingi nagu stand-up üritus, kohtingulood, väidetavalt mingi väga populaarne formaat, aga seal oli kirjas, see pole klassikaline stand-up. Nagu hüüumärgiga peaaegu. Kurat, ma nagu ei lugenud seda. Ma lugesin. Me lähme avatud meele ja südamega sinna ja vaatame, kuhu õhtu meid viib. No nii, selle ürituse, kuhu me minna lähme, uksed tehti praegu lahti. Kus oleme meie Annaga? Kodus, üks asi minu kohta, no mul ei ole mitte kunagi õigel all outfit valitud. Ja nüüd on juba nii palju aega möödas ka sellest korrast, kui me viimati väljas käisime, et ma olen nagu, mis riietega üldse käiakse? Mis on the dress code? There is no. Aga mul on tunne, ma näen oma pintsakuga välja nagu, ma ei kuulu nende youngsterite hulka, Anna. Aga kes sinna Punso peole tuleb? Okei, tõsi, stand-upi käivad vaatamas, loodetavasti me oleme ühed nooremad seal. Ma arvan, et me oleme kindlalt. Okei, siis petan ära. Sulandun otse sisse oma pintsakuga. Ei, väga nice ju. Arvad? Jaa. Okei, davai. Delish. Mida sa viimane kord tarbisid alkoholist jooki? Anna käitub nagu Sky Reporter üritus. Ma olengi. Ja siin on pimedas on meil käib lugude kirjutamine siin, et seekord ei ole koomikutel oma ettevalmistust, vaid meie peame vaeva nägema. Maksime raha ja peame vaeva nägema. Mu käes on üks jube lugu, aga rahuneme, viskame asjad siis, kui see lugu läbi saab. Nii, poiss läks teidile. Väga huvitav sissejuhatus juba, nagu selline, keegi on proosa kirjutamise ringis käinud. Kuidas siis kohalikku hotspoti kommenteerid? Väga huvitav. Enne me olime kõige nooremad, nüüd me oleme kõige vanemad. No nii, kell on 2 öösel ja arvage, kus meie oleme. Mugavalt teki all. 1.43. Meie sleepover on täies hoos. Just saime jalad kreemitatud peapadjale. Kuidas reidid siiani Maria juures sleepover kogemust? Väga mõnus. Ma olen nii kausi praegu ja juba uni tikub sinu. Meie ütleme teile head ööd. Head ööd. Nii, ma tegin transition. Mul ei ole kodus 2 aasta jooksul nii hea tunda olnud kui täna. Anna ütles, et ta jääb siia elama nüüd. Ja muu hulgas siis ka head naistepäeva. Head naistepäeva. Head naistepäeva hommikul juba oli Annale tuli esimene delivery. Ta ütles naistepäeva kimp. Brunch is served. Brunch on destroyed. Aga teata mis? Anna on endiselt minu juures ja tal ma ütlesin seda, nagu see peaks olema vihje, et sa oled endiselt siin. Anna on veel minu juures, mis tähendab, et sleepover pole läbi. Mis tähendab, et sul on veel üks crucial osa Maria juures ärkamise hommikurutiini juures, okei? Pane silmad kinni. Close your eyes. On sul silmad kinni? Jaa. Nii. Sa vaatasid! Palun. Ja nüüd sa püsid terve igavesti. Sellepärast, et sa said just Ecoshi D-vitamiini oma keele peale. Kas maitses hästi, see on kookosõliga? Jaa, see maitseb väga hästi. Maitsebki nagu kookosõli. Ma unustasin sulle eile öösel magneesiumi anda toob, ma võtsin. Ma olen iga õhtu võtanud, kõik 3 tabla võtan õhtu üle, see toimib ülesti mulle. Et nüüd sa oled saanud Maria täiskomplekti on ja. Eriti peale sellist õhtut nagu meil oli eile, sest meil oli ju nii crazy õhtu. Oh, you are so crazy. On aeg rejuvenateda. Võtame siis juba C-vitamiini ka. Hulgas ka aitäh Ecoshile, kes selle video toetaja on. Peale eelmist vlogi, mida nad sponsoreerisid, ma avastasin, et pooled nende asjad mu kapis olid aegunud. Et vaadake üle, sellepärast, et toidulisandid tõesti aeguvad ja mul on nüüd uus C-vitamiin, mis nad mulle kinkisid, mis on kibuvitsaga. Me peame hoidma ennast rejuvenated, sest kes teab, millega me seal eile tantsupurandal võisime kokku puutuda. Palun. Pluss siis nagu ma mainisin, seda sama magneesiumdiglütsinaati võtan mina iga õhtu ja toimib ülihästi. Magan nagu, mis öeldakse, karunott või? Magan nagu nott. Mida see tähendab? Nagu nott. Ma ei tea.
magan nagu nott, milline kummaline väljend. Ecoshi toidulisandeid olen ma siis nüüd juba mõnda aega võtnud meie omal Eestimaal toodetud. Mul on nendega muidu kogu aeg kood Maria 10, millega sa siis saad täishinnaga toodetelt -10%, aga naistepäeva puhul on neil siis terve märts kulutatud naistekuuks, mis tähendab, et eraldi välja valitud toidulisandid on veel -15% ja muuhulgas, mis meil seal olid? Meil on ilukollagen. Moringa oli üks superfood, mida ma olen mõelnud, et oleks päris põnev proovida. Et igal juhul mitmed naistele suunatud toidulisandid on neil veel ekstra sooduses, nii et ma jätan nende lingi alla või kui sul on vaja, ma ei tea, oma tavapäraseid varusid täiendada, siis saad minu koodi Maria 10 kasutada. Nii et aitäh Ecoshile, et te mind toetate. Teate, ma ei ütleks, et mul täna otseselt pohmell on või midagi, aga võib öelda, et pohmelli programm on käivitunud küll. Kuigi mul nagu otseselt halb olla ei ole, siis ma ei tea, iga kord, kui ma väljas käin, mul on see, mu nagu jalad valutavad nii räigelt pärast. Ma isegi nagu väga ei seisnud, aga lihtsalt see on alati nagu peab olema. Ja minu pohmelliprogramm näeb ette, et ma reaalselt teen kas või ühe ringi ümber oma maja, nagu lihtsalt pistan oma nina õue, kas või korraks, sest see on väga oluline samm selleks, et ei tekiks anxiety't õhtul. Ja ülejäänud päev on up for grabs. See ongi minu pohmelli rutiin. Ma võtan kõik sõnad tagasi selle kohta, et mul pole pohmelli.